Tere! Tere! Kuidas sa siia kohvikusse jõudsid? Kas sa oled esimest korda siin? Esimest korda siin kohvikus, jaa. Siin majas olen olnud varem tihti. Kui see akadeemia raamatukogu oli, siis ma käisin siin üsna tihti. Kas sa 3. korrusel ka käisid? Ei, ma ei mäleta enam. Tead, see oli 10-20 aastat tagasi, kui ma siin käisin. Ei tea, kus täpselt. Kas sind rauduksest sisse lasti? Välis-Eesti kirjanduse juurde? Ei, ma kunagi pole seda otsinud. Ei. Ma ei usu, et seda kunagi on olnud. Ei. See on kõige salapärasem raamatukogu. Aha. Siin oli kõik EKP Keskkomiteest üle tee tuldi lugema päris kirjandust ja ajakirjandust. Aha, no nii. Siin, tead, selle raamatukogu juhataja oli üks mees, kellega ma olin koos Torontos ja kelle juures ma käisin siin külas. Ma ei mäleta ta nime praegu. Siin Anne Valmas, eks ole, kes on kirjutanud Välis-Eesti raamatu loost, oma doktoritöö, on ühtlasi ka siin töötanud ja nii edasi. Mul nimi on tuttav, aga ma ei tea kust. Ma ei mäleta, ma ta tunneks, aga kui sa ütled Anne Valmas, on mul tuttav nimi kuidagi kuskilt. Et täna on kolmapäev, vihmane ilm. Ja mis sa arvad, lähme vaatama, kuidas hoiti Eesti Nõukogude sotsialistlikus vabariigis Välis-Eesti kirjandust? Vabalt, miks mitte, kuna ma olen päris kindel seal, ma pole mitte käinud. Ja, ma olen niisama muidu siin olnud. Inimesed on kokku saanud Anto Raukas, kes siin hoones teisel pool töötas siin, temaga sain ka mõned korrad kokku siin raamatukogu juures. Ma vaatan seina peal ühte seda pilti, kus on 4 Eesti kaarti, ilmselt Saaremaa, Hiiumaa nähtud. Ja küsimus on, ma mäletan, kunagi oli teemaks, palju aastakümneid tagasi, et julgeti avaldada midagi, et viska sitta, väeta Eesti maad. Kas see on sellega seotud? Sitta kah. Sitta kah oli see, aha, jah. Ei olnud, oli või ei olnud, ma ei tea. Ei ole. Ei ole, aga okay. Ma näitan sulle seda pilti. Aha, hästi, lähme siis. Meeldib kohvik, kus nautida kohvi ja muid häid asju. Vaat see on nüüd sotsialistlik realism. Aha. Selline oli 70ndate plakatikunst. Nojah, mis sa teed öelda, ei oska midagi kommenteerida. Kunsti teema on mul ka sotsialistlikus realismis tundmatu oma vahel. Palju midagi ei oska öelda. Nii et ma arvan, liigume vaikselt edasi. Siin on teine ja 3. korrus. Läheme siis 3. korrusele. Näed, viimane rida on Välis-Eesti kirjanduse keskus. Hästi, vaatame siis, mida me sealt leiame. Olen käinud siin. Siin on juba Välis-Eesti kataloog. Aha. Lähme siia vasakule. Tere! Nii. Kas see on siis see koht, kus neid raamatuid kunagi hoiti või? Lähme arhiivini. Ma olen siin külas Kanadast ja kutsuti, et vaadata, kus see Välis-Eesti kirjanduse asjad kõik on. Nii et vaatame, mis ja kuidas. Väikse mulje saamiseks. Väga tore. Mina olen ka niisama külas. Tere, Erki. No nii. Tere, kena kohata. Tervist. Mina Maarja. Kohata ma olen mina Oles klass. Kas me saaksime minna sinna arhiivi? Ma tahaksin näidata, kuidas siin hoiti meil rauduste taga neid. Et need stenod jah ei ole nüüd enam meie käes.
Ajad on muutunud siiski, jah? Need saab teiselt poolt sealt teenida. See on teie 5. hoidlas. Kas see on 5. Nii et seal 5. oli mingi hoidla või? Tere. Okei, Lähme. Hästi. Ja siis? praegu mõtlen osad võib-olla on äkki digiteerimisel, aga ma arvan, et enamus on ikkagi seal. No võt. Aitäh. Kuhu iganes see vajutada tuleb nüüd. Nii, lähme 6. siis sealt on mugavam. 3. Siia kõik, mis sa Teaduste Akadeemiale saatsid, saabus siia. Ahah, no võt, jah. Aitäh. Patika vana osa, need on kõik nuppu taga. Nüüd sa oled juba eriarhiivis. Rauduste taga. Nii. Need on siin. Need olid siis asjad, nagu sisse tulid teatud aega 66-67. Jaa. Ei, see oli niimoodi, et KGB kuulas iga päev, mis Ameerika hääles räägitakse. Kirjutati maha lindist. Ja siis jagati väliskommentaatoritele ja Eesti Raadiole ja S-komiteele, propagandale, et nendega tuli võitlema hakata. Nii et see ahaa on see Ameerika hääl. Jah, selge. No jah. Ütleme nii, ma ei tea, kui palju rahvast läbi sai seda kuulata. Meie Euroopa raadio kaudu rohkem, mis Münchenis oli, saatsime Torontost, pealkiri oli Sõnasild kodumaale. Ja seal sai siis antud väikseid ülevaateid, mis Torontos juhtus eestlaskonnas. Tead, kui mingi laulukori kontsert oli või Eesti päevade kohta ja palju muid asju. Ja siis ma mäletan Roman Toi, nimi on ehk tuttav, tema tegi neist väga palju ja mina ja tema töötasime tihedalt koos, ka mina oli võib-olla, ma ei tea, 10-15 korda nendes Sõnasild kodumaal ettekannetes siis veidi mingi väikse rolli teinud. Ja see oli alati huvitav ja see 67 aasta tuletab mulle meelde, et see oli see aasta, kui Kotkajärve Metsaülikool esimest kord käiku läks ja see oli eestluse, noortele eestluse teadmise edasiandmiseks. Ja sellest oli ka selles samas Sõnasild kodumaale teemal üsna palju juttu. Nii palju sel teemal. Aga kui ütlen, et siin siis on kõik alles need tolleaegsed asjad. Nii et kui keegi midagi, nagu FM, need numbrid, mida need näiteks võiksid tähendada. Need on mikrofilmid. Ahaa, mikrofilmid, jah. Ega siin on jah, osa asju on juba siuksed, mida ei ole nagu millegi enam vaadatagi, et siin Baltikas oli veel see aparaat, kas ma ei tea, kas see enam töötab, et jah, et siin on jah siukseid, siin on, ütleme siia üles tõime just niisugused asjad, mis on nagu vähem kasutatavad siin on. No ja ütleme nii, need asjad peaks ju loomulikult teadvustatud olema, aga jah, ma jätan see de facto kasutamine ja vaikselt väiksemaks. No ütleme, see kogu ju tegelikult alles, ta oli olemas, ta oli seal Välis-Eesti kõige ülemistel riiulitel, ta ei olnud kuskil kajastatud neil üheski kataloogis ja nüüd nad siis, kui need töötajad seal hakkasid need hoidlad seal korda tegema, seda Välis-Eesti osakonna, seda tuba, kus nad seal, et jah, sest need vanad töötajad, kes algselt seal olid, neid ei ole praktiliselt enam ühtegi siin. Et see oli Anne Valmase osakond, et jah, et ja siis nüüd need 2 töötajad, kes jäänud on, siis nemad seal korrastavad seda kogu ja siis nad jah, vaatasid, et neid ei ole kuskil nagu mainitudki seda kogu, nii et ja nüüd nad siis jah, siis on arvutis sees, et et on võimalik sellest üles leida ja nad digiteerivad ka neid. Nende kvaliteet on üsna selles mõttes, et need tekstid on iga siin sees siis, need vist toovald välja trükiti. Et jah. Osad on ikka, neid on üsna raske digiteerida, nad on üsna hägused siin. Et osad lehed on ikka paremad, aga osad on siin jah, nagu läbi kopeeri lastud tundub. Nojah, läbi paber ilmselt trükitud, jah. Nojah, see on ikka tohutult palju tööd teinud nende teemadega ilmselt tehtud.
see kõik käis Välis-Eesti emigrantliku kirjandusega võitlemise sildi all. Ma mäletan seda, mis see pealkiri oli, Tõe hääl, mis on teema, mis on tuttav. Sellele anti uus nimi Välis-Eestis valepasun. Ja see muidugi oli siis mingi aegri kodumaa ka, mida ma mäletan. Ja neid asju ikka oli, jah, mis jõudsid ka välja. Neid huvitavad, see saadeti välja Berliinist. Mitte kuskilt Eestis, Nõukogude Eestist või Nõukogude Liidust mujalt, vaid just Berliinist, Ida-Berliinist, ma eeldan siis. Aga nii asjad käisid. Huvitav näha, jah. Et kui keegi havastab, et oleks küll äge kui... Ütleme nii, ma vähemalt jätan meelde, mida ma veidi näen. Ma usun, Marja teab seda ka. Ja ütleme nii, kuskil midagi võib vahest juhtuda, kus on hea seda teada ja nimetada. Aga siin on siis ühesõnaga kogu see korrus, siin on seda laadi materjalid või? No ütleme mitte päris kõik, et siia ütleme, kunagi oli see ka, kunagi vist olid need erihoiu asjad, aga nüüd praegu on lihtsalt üldhoide asjad on siin, siin kõrval on Baltika, vanad asjad on seal, mis on seal luku taga, see teisel põre. Siin on lisaks Ameerika häälel oli, siin oli allpool oli veel mingeid, kuskil siin, mis nad siin on, et siin on mingi ERP ja siin oli veel mingid, et ja siis on mingi VR, ma ei tea, kas on see Vaba Raadio või et siin on nagu jah mingid, lisaks on veel mingeid ja teisi ka. Ma praegu mõtlen, mis selle Müncheni raadio, meil see oli mingi Vaba Raadio, see oli nagu mingi Euroopa oli seal sees nimi. Toomas oli Ilves töötas sellega muuseas. Aga välja vaatame, mis võiks näha olla. Hopsti, nii. Prillitame peale. Ametialased kasutused. Vabadusraadio. Vabadus, jah. Ja oligi Vabadusraadio lühendus. Ja ma arvan, et see on täpselt, see on see Vabadusraadio, jah. Ja see oli seal, kus, mai 80 siin, jah. Ja 88, jah, see on 80 aasta materjalid siin. See on Eesti Raadio pressibüroo. Ja, pressibüroo. Välja võtud Välisraadio saadetest ja siin on jah sellised. Sedamoodi olid ka siis, ja. Ja see on välja võtted siis, kust iganes, aga ka siis Eesti omadest. Abimään, jah. No ja ütleme nii, see on nii kohutavalt palju sellist materjali, mis on ometi huvitav ja kindlasti oluline säilitada. Ja ma ütlen, et me ikka nii võib-olla 10 või 12 korda aastas olid väiksed ülevaated selle kohta Vaba Euroopa raadios või see Vabadusraadios siis, et mida Kanadas on juhtunud eestlasega, mis on huvitav, peaks ka olema kodumaa eestlasele huvitav teada. Ja muidugi need väiksed vabadusüleskutsed, valitsuse kontaktid, teatud märmised olnud meil Kanadas, olid üks oluline osa sellest pildist. Kui need nii-öelda Balti kokkusaamised parlamendi mäel, nagu see term oli, ja Kanada parlamendi hoone on suhteliselt nagu mäe ikka otsas, siis nendest oli kindlasti juttu nendest, kui need toimusid, jälle mis, kus, kuidas, kes oli seal kohal ja nii edasi. Nii et neid asju oli üsna palju. Kas see 40-50 aastat on palju või vähe, mis sa arvad? No oleneb millega võrrelda. Aga selle ajastu ja mälu mõttes? No ma usun, et muidugi vähemaks jääb inimesi, kes tegelikult mäletavad ja teavad neid asju, see on paratamatu. Mina olen juhtun teadma küllaltki pikka aega juba, aga ütleme nii, et Eesti Vabariigi ajas enne sõda mäletama üsna vähe, aga siiski ka natukese. Ja muidugi need pagulasajad nii Rootsis kui Kanadas kui USAs on mulle küllegi tuttavad teemad. Aga mida näiteks peaks tegelikult praegu uurima, et millega oleks kiire, et mälu ei kustuks? Mitte nii palju sel juhul, ma usun, Eesti ja Välis-Eesti sidemeid sel ajal, ma usun, nende kohta on võib-olla nii väike hulk juba küllalt hästi teada, aga nii-öelda mis juhtus, kus, võib-olla ka kuidas ja miks vahest, aga see on väga raske hinnata. Tagantjärgi ma pole nende asjadega eriliselt tegelenud, mis on nii-öelda kas otse kaastööga või siis ka
Ilvese tõttu just see tema tööd selles Vabadusraadio juures, kus me kohati ei olnud samal arvamisel. Nii et need varieerusid üsna palju, kes ja kuidas ühte kui teist asja hindab ja arvab. Nõnda, aitäh! Vaatab, et siia ette käisid rahutuksed. Aha, nüüd on pandud klaas selle asemel. No, siin on siis praegune aktiivne raamatukogu, kus me sisse vaatasime siia. Aga kuidas sinu pool Torontos oli Eesti NSV raamatutega, kas neid ka liikus? Kuule, inimesed saatsid väga palju raamatuid, sest kui Kanadas saadeti siia midagi, mis iganes, toidu, riidepakk või kohvi või jumal teab mida, siis tihti, mida vastu osati saata, oli raamatud, sest neid oli saada ja neid tuli üsna palju sinna. Ja muidugi hiljem, kui inimesed hakkasid vaikselt siit maailmast lahkuma, siis neid raamatud, mida need lapsed tõid ja kes võib-olla isegi eesti keelt enam ei osanud, tõid instituuti, nii et meil oli vahepeal ka Eestis trükitud raamatuid väga-väga palju. Ütleme need linnapildid ja ülikooli ajalugu ja selliseid raamatuid. Ma ei mäleta eriti, aga ma tean, et ma ostsin paarkümmend raamatut, nii et me tegime kord üle paari kuu jälle mingisuguse odav müügi, tead, kus dollaris said raamatanud, mis olid korjatud ja neid oli üsna palju. Aga vastupidi, et kuidas on olnud Eestist nii Torontos välja antud raamatute kättesaamine? No see Eestis seal on kogu aeg meile olemas, eks ole, tellijaid Torontost oli üllatavalt vähe, kui ma mõtlen kirjanike kooperatiivile ja teistele. Mul on need kõik olemas, üldiselt ikka tohutult palju raamatuid nii, ja kui neid siis tuli ju samuti inimesed lahkusid siit ilmast ja neid tuli sisse ka meile tuhandeid. Ma usun, doktor Aruja korraldas vähemalt 20 000 raamatu saatmise Eestisse. Ja need said kõik ilusti saadetud, pakk oli tol korral vist $10 maksis ühe kastiraamatute saatme, see on mitte rängalt kallis, aga siis, kui muidugi maksis veidi. See oli üks Tartu Instituudi raamatukogu ja arhiivi ülesandeid, et seda teha. Ja mina olin arhiivi või instituudi juhataja, minu all olid inimesed, kes töötasid siis bibliograafia klubiga, seal instituut tähendab selles raamatukogus ja arhiivis ja me jätsime igast asjast paar head eksemplari endile, sest oli põhiliselt referensraamatukogu ja kõik muud saatsime Eestisse. Nii et see oli see lugu ja seda sai palju tehtud. Muidugi siis oli juba vaba, kõik suhteliselt said asjad läbi, aga ma mäletan neid väiksed lugusid, kus konfiskeeriti raamatud või läksid võib-olla sinna kahtlasesse kohta, kuna neid ei lubatud tavainimesel lugeda. Neid juttusid ma olen mäletanud ka sellest ajast. Nii 80-ndate võib-olla algusest ja edasi ka veidi. Samuti olen ma kuulnud, kuidas raamatukogude puhastamist tehti siin nii 45 ja edasi. Väga rängalt paar lugu, kus need tolleaegsed raamatukogu inimesed käisid Torontos külas aastakümneid hiljem ja rääkisid, kui õudne see oli olnud, kuidas hommikuks oli kadunud jälle teatud raamatud riiulite pealt tühjad augud, aga küsida ei tohtinud, kuhu need jäid, sest siis oli kahtluse alla otsa kohe. Kui ma vaatasin nii-öelda Klavliti töölehti, siis selgus, et raiuti kirvega. Nii jah, palju vaeva. Ja kes tublim on, sai tükitöö oli. Aha, nii et mida rohkem raiusid puruks raamatut, seda parem. Ja ülemused kaasa arvatud töötasid. No jah, ütleme nii, et see raamatute raiumine või põletamine on ju läbi ajaloo siin seal ikka aset leidnud. See oli väga kurb, ma olen kindel, et Eesti kultuur kaotas seal ühtekodeist palju materjali, mis võinuks muidu vabalt olla. No põhiline oli see, et ei olnud sõna Eesti ja Eesti Vabariiki ei olnud, Eesti ajalugu ei olnud ja on kaks päris paksu tervikloetelu sadades lehekülgedes. Lihtsalt tuim bibliograafiline loetelu väljaannetest, mis kõik tuli hävitada. Et see auk, ma arvan, et Torontost vaadatuna on kujuteldamatu, kuidas Eesti, lisaks ei olnud olemas väliseestit, eks ei olnud Torontot. Lihtsalt Eesti Vabariigi aegsed tekstid siis põhiliselt, jah. No jah, ma kardan, et see oli ilmselt üks väga valus
liikumine ja muidugi teisigi nüansse oli. Ma mäletan, kunagi Metsaülikoolis käis üks Enn Kunila ja temaga koos Epner oli selle mehe nimi, kes loengu pidas ja rääkis, kuidas Eesti kunst hävines. Sõja ajal põlesid maha, pommitati puruks, ära pandud asjadel tulid just pommid peale, nii et jälle me kaotasime ikka suure hulga selliseid väärtuslikke kunstitöid ja muidugi kultuuripinnalt, ma arvan, väga laialt kõike. Praegu on haruldane aeg. Praegu on just 35 aastat sellest ajast, kui oli loomeliitude pleenum 1988. Jaa, tean, olen neid tekste näinud ja isegi lugenud. Ja see oli ikka julged sammud. Ja ma mäletan, ma ei mäletan, kes see oli, aga üks nendest nii-öelda seal osavõtjatest ja kirjutajatest ütles, et nad iga õhtu panid ära kuskile mitme koha peale, et kõike ei saa konfiskeerida ja hävitada. Kui hävitama hakati, aga tuli välja õnneks, et enam ei hävitatud. Oma kodus oli sama olukord, et Aivo Lõhmus, kes oli pidanud kõne, et ärme kardame sõna vabadus ja Eesti Vabariik. Et kui ta õhtul koju tuli, me elasime Mitšurinis, siis ta ütles, et nojah, võib-olla tullakse arreteerima. Ja, aga õnneks ei tulnud. Vähemalt siis läksid asjad natuke vabamaks ja see oli tõesti, mulle tundub, võib-olla see Hirvepargi sündmus 87 oli number 1 ja see pleenum 88 oli number 2 selles vabaduse loos. Ja kui Indrek Toome, kes just paar nädalat tagasi lahkus siit ilmast. Oota, kes oli? Indrek Toome. Indrek, ta nüüd on, ma ei teadnud seda. Ja teda ma kohtasin 90. aastal, kui ma esimest kord Eestis käisin. Ja jättis mulle suhteliselt väga hea mulje, ma arvan, ütlema. Kuigi ütleme nii, võib-olla tänu talle mõned asjad jäeti tegemata, mis partei muidu oleks teinud. Kui tema pleenumit, kirjanike ja kunstnike ja loomeliitude pleenumit lõpetas, ametlik ikkagi, siis tal oli taskus olnud 2 kõnet. Hea lõpukõne ja halva lõpukõne. Olenevad õhkkonnast ja olukordadest ja isegi tema selle ajal. No ja ütleme nii, ta võttis julged sammud Eesti heaks siiski. Ja kogu pleenum võttis sellepärast, et seal võeti vastu otsused, mis oli mitukümmend punkti. Selle hulgas oli eraldi punktid välis-Eesti kirjanduse, ajakirjanduse, kunsti kättesaadavaks tegemine ja ühendamine tagasi Eestiga. Väga tore kuulda ja ma olen lugenud, aga ega ma ei mäleta, kui käsi ja neid detaile. Aga mida sa arvad, kas see on sündinud piisaval määral? Kas on Eesti ja pagulus Eesti saanud kultuuriliselt jälle üheks kokku? Kuule, ma arvan küllaldaselt, sest ikka mis juhtub, kontakt liikumine täiesti vaba mõlemat pidi. Ma tean, mina olen ise ühte kui teist liigutada teinud ja toonud ja viind ja ma arvan, seda teevad paljud inimesed. Nii et minu tunne on, et vastus sellele küsimus on jah. Valli arvatud see, et võib-olla välis-Eestis ilmunud vajaks eraldi rohkem tutvustamist, sest see on küll kättesaadav, kui sellele juurde ei ole juhatust, et inimesed ei oska otsida. Jah, seda ma usun, sul õigus, ei teata ja ma mäletan aega ja see läheb ka kuskile 90ndate alguse kanti, kus ajaleht Vaba Eestlane, mille tolleaegne juhatuse esimees mina olin, loeti, kui said numbrid siia, loeti nii läbi, et trükki must oli kadunud sõrmede poolt, lihtsalt ära läinud ja ka esimene Metsaülge album olevat samas kategoorias olnud 84. Aga ütleme nii, et ega sest saadik suurt huvi pole olnud ja tõesti see, et aega võtta, teada, mida ja kuidas, see on see omaette veidi valuline asi ja ma olin näinud mõningaid kirjutusi välis-Eesti kohta, väga heatahtlikult tehtud, aga lihtsalt omaette väga valed, sest inimesed ei osanud aru saada, ei teadnud, on küllalt tagapõhja materjalidest hinnata olukordasid õieti. No kui me praegu siin räägime, siis ei saa mööda Metsaülikoolist. Miks sa selle rajasid? Põhjus oli väga lihtne. Põhimõtteliselt meil olid selle all olemas lasteaiad, täienduskoolid
skaudid, gaidid, palju asju, mis noortele noori hoidsid eestluse juures. Kui aga ülikool ikka jõuti, siis polnud enam midagi. Ja see oli see auk, mis oli eriti ränk USA-s, sest seal oli kombeks mitte kodunt minna ülikooli, vaid minna elama ülikooli linna ja seal oli siis inimene täiesti ära lõigatud Eesti kontaktidest ja selle tõttu me pidasime vajalik just eriti ülikooli ealistel seda teha, et neil püsiks kontakt Eestiga. Ja me tahtsime samal ajal ka teatud asju veidi parandada Eesti ühiskonna mõttemaailmas, et see oli 2 peapunkti. Kes sul esimestel aastatel esinesid ja mis põhimõttel sa kutsusid esinejad? Me kutsusime lihtsalt akadeemilise kompetentsiga inimesi, kes teadsid midagi Eestist, Eesti asjadest, Eesti rahvaluule, rahvalaul, ajalugu, maadeteadus, kõik. Ühesõnaga Eesti temaatika, mis läks kaugemale kui täienduskoolis lapsed oli õppinud. Ja need inimesed, kes seda tegid ja tegid seda akadeemilisel tasemel, olid need, keda me kutsusime. Näiteks Felix Oinas oli üks haruldane isik, folkloor, haruldane nii-öelda huvi teha seda ja tema jalgade ees istuti ja kuulati. Mitte ainult loengutel, vaid ka muidu jutuajamises. See oli lihtsalt haruldane ja ma mäletan, kord ta kirjutas ühe artikli kuskil Eesti lehes, ma usun Vaba Eestlases, ja ütles, et ta pidanuks küll minema sel ajal Pariisi konverentsile, aga lõpuks metsaülikool on siiski tähtsam. Nii et see oli Felix Oidase arvamine ja neid teisi oli palju, kes niimoodi arvasid. Kirjandus oli muidu üks väga tähtis teema, muidu Ivar Ivask oli see kirjanduse jünger, kes meile tutvustas Nõukogude Eestis toimunud head Eesti kirjandust, luulet, Paul Krummo, Kaplinski ja teised oli tema teemadeks. Ja millest sa ise rääkisid? Mina tükk aega ei rääkinud üldse, aga siis ma ei mäleta enam, ma usun eesti keele nagu püsimisest, mida tuleb teha, et keel säiluks, oli mul üks loeng ja teine oli põhiliselt koostöös ühe Toronto ülikooli sotsioloogiga. Me vaatlesime nii-öelda emigrantide ajalist püsivust ja tema teadis muidugi, mis oli poolakate ja jumal teab kellega juhtunud, kui nad tulid Põhja-Ameerikasse ja mina vaatasin, mis nüüd eestlastega juhtus ja muidugi see teise maailmasõja põgenike laviin oli nii teisel põhjusel tulnud, et meie püsisime 1 või 2 generatsiooni kauem, see oli ilmne. Ja see oli minu teine loeng. Peale seal olen ka haridusteemadest rääkinud, just eriti Eesti haridussüsteemist, mäletan. Aga see idee, et eestlus on üleilmne, kuidas see Metsaülikoolis arenes? Küll üldiselt hästi. See oli õieti, et see ühed poolt oli see ja mis Metsaülikooliga oli pahandus selle standard Eesti ühiskonnas, oli, et meie soovitasime noorte minna Eestisse oma juurte juurde, et neid näha, tunnetada seda tegelikult rahvustunnet Eestis ja muidugi inimesed ütlesid, aga need noored KGB on osa, teed näis kommunistid. Ma pole ühtki sellist näidet näinud, absoluutselt mitte, vastupidiseid küll. Kes oli kõhklevad, ei olnud mingit seisukohta, tulid tagasi tugevad antikommunistid. Seda nii eestlaste hulgas kui ka teiste kanadalestes. Eriti tuleb meelde üks Quebeci noormees, kellega ma kogemata sõitsin lennukist tagasi koos, kes oli Moskvas noortekongressil käinud. Läks vaimustusega ja oli tagasi nii totaalne antikommunist, kui Moskvaks ette kujutada. 1957. Ei, see oli hiljem võib-olla, see võis olla kuskil 67-70 kandis. Toimus see inimene, muidugi Metsaülikooli loodi, eks ole, 67 oli meil esimene programm ja sel ajal olid need teemad kõik olulised. Heino Jõe ütles ju karmilt, et ikkagi keskus on Eesti, et kõik muud kohad on eestluse hoidjad ja ümber selle. Kuidas see vastu võeti? See oli ehmatus, kui ta seda ütles, Eesti päevadel, ta oli Eesti päevade kõneleja, see oli 64, kui ma ei eksi, aga see oli väga õige, suur vend ja väikesed vennad. Suur vend oli Eesti ja väikesed olid siin seal laiali ja muidugi kogu seda pilti arendas ju ääretult huvitavad edasi Valter Rand. Professor Rand
pühendas ikka palju sellele just jälle Metsaülikooli pärast, et metsaülikooli loenguid pidada, kuidas meie nii-öelda ülemaailmne struktuur on, võiks olla ja toimiks. Ja seal oli see teema eestluse määr, eks oli, kui palju me eestlased, kas me tahame või ei taha ja terve rida neid huvitavad analüütilisi punkte. Ta põhiliselt rakendas termodünaamika seadusi teadusest eestlusele väga, ja tegi seda väga toredalt ja huvitavalt ja hästi. Ja tema raamat Eestlus on looming oli muidu üks nendest suurtest saavutustest, ma arvan, kes ka Metsaülikooli tõttu tekkis. Ja tema hukkumine on ka väga sümboolne ja kurb muidugi Metsaülikooli päeval. Seda küll, jah, väga õige, ta uppus ära Kotkajärvel. Kuigi ma olin temaga just olnud 2 õhtut varem iigla pikalt rääkinud ja siis mina sõitsin ära ühele konverentsile, nii et kui ta uppus, ma ei olnud Metsaülikoolis isiklikult, aga ma mäletan seda, kui ma tema matusel neid järelhüüdeid tegin paaril eri kohas ja viisil, siis oli ilm, et kuidagi ta oli selleks valmis. Aga mida ta ütles sulle viimastel kohtumistel? Ütles, kuidas ta võttis riskisid. Ei tähenda ja tõi näiteid, kus ta tegi pikki ujumisi, kus öeldi, et hullumeelne, sa uppud ära, ta ikka läks. Teiste kiuste peaaegu, tal oli südamehäireid olnud. Mäletan, et olime Austraalias koos enne seda, 88, Austraalia Metsaülikoolis, ja ta rääkis, et ta oli seal Great Barrier Reefil ujunud tohutult palju, maskiga vaatad neid asju, mis seal all on, ütles, et ainuke häda oli see, et jalatallad said päikest nii palju, et valutasid pärast. Aga ta oli kuidagi nii nagu hull julgelt kõigeks valmis ja siis järsku tuli. Aga isegi see maailma eestlus on ju ka hull julge idee sellel ajal. Teatud ma, jah, sul on õigus. Et siis see sobib tema iseloomuga. Täpselt nii. Ja pluss see teadlane, reaalteadlane, et ikkagi see kosmiline mõõde juures, et kõik on võimalik, kui inimene seda nagu näeb süsteemina. Teatud määral võis ka seda, see on mitte temaatika, mida me eriti arutasime, aga ma arvan ja eriti, kui ma praegu mõtlen tagasi nende aegadele, jah, see oli huvitav, et täppisteaduse inimesed, arhitektid, insenerid olid peaaegu peategelased Metsaülikoolis. Ja eks ole, see oli omaette ju kultuuriline, intellektuaalne asi, aga üldiselt vähem nii-öelda humanitaaralane inimesi olid need korraldajad. Ma ei oska öelda, miks täpselt, aga ma arvan, see arusaamine, kuigi sa oled täppisteadlane, saad aru, et on kuskil olemas ka vaimne maailm, kultuuriline maailm ja selle seas ka rahvustunne, eestluse tunne. Ja see sama toimus muide siin ka loomeliitude pleenumil, sest kõige sõnakamad olid arhitektid. No see klapib. See on huvitav. Jah, ja mul lihtsalt sa nimetad arhiteekt, praegust tuleb mul meelde Ignar Šuk, kelle kohta mängin, tal üks pikk artikkel, ma pole saanud aega seda lugeda, aga ma ostsin lehe ja mõtlesin, et ma loen kuskil punktis varsti, see 1 nädal tagasi või nii. Ja temaga ma olin koos New Yorgis, kus meil oli kultuuripäevadel suur vaidlus, väga huvitav vaidlus, kas ja kuidas Eestit toetada. Ja tema ütles, et kui tema on Eestis, ta ei taha mitte nagu kerjama, paluma tulla, nii et ta ei kommenteeri sisuliselt sellele. Ja vaidlus oli nende New Yorgi rahvuslaste ja minu vahel sellega, et me olime Tartu Ülikooli fondi kaudu just värskelt saatnud vist 100 kompuuterit Tartu Ülikoolile ja mulle öeldi, et mis te teete need, kui nüüd nõukogude võim jälle üle võtab ja rusikaga lauale lööb, on kõik kadunud. Ja minu vastus selle ma mäletan, et meie riskeerime ainult mõned $100,000, siis inimesed seal riskeerivad oma eludega. See on väärt seda riski võtta ja selle peale mäletan, said tugeva aplausi ja võidlus oli läbi. Aga võimsalt öeldud. No kuule, vaja oli tegelikult, aga eks ole, see rünnak tõesti, et ärge andke, oodake, kuni kõik on korras siis. See oli see jutt, mitte, et andmata jätta, ei, aga me peab ikka Eesti Vabariik enne olema loodud, siis alles hakkame toetama. Mitte, et me toetame Nõukogude Eestit. Ja muidugi meie sihtluse toetame, kuna vaja on praegu. Mis aasta see oli? See oli, ma pean mõtlema. Tead, ma ei oska sulle öelda, aga see oli kuskil
80 lõpus, 89 võib-olla. Ma ei olnud esislik, 89 ja ma arvan, 88 või 89, tõenäoliselt 89. No ja kust tuli sõna Esto ja Esto päevade sünd, kuidas sellega? Noh, see on mingi noorte T-särkidel oli peal silt Esto Power ja mina olin tegemas või aitan filmi teha Eesti päevadest ja sealt, see oli 72 ja see Kanada filmitegija, Kavano oli ta nimi, tema ikka soovitas, et tuleb mingi huvitav Eesti nimi, mis on folklooriga seotud ja nii edasi, et midagi võiks olla, kõlab eesti keeles, tabab eesti keeles, on kõlab inglise keeles ja ega sobiks. Ja me nuputasime, midagi ei tulnud meelde. Ja siis mul nagu käis läbi pead, ma olin eelmine nädal lõpp näinud seda Esto Poweri särki, ütles, et kuidas on Esto. Ja siis jäigi Esto. Nii et sai Esto päevad, sest sa peale seda 76 oli siis esimesed Esto päevad, aga see film 72 sai nimeks Esto. 72 Torontos, 76 Baltimooris. Just nii, täpselt. Ja aga Baltimooris siis olid juba 76 juba kõik Esto. Ja siis oli juba Esto silt omaks võetud. 72 on ikka ülemaailmsed Eesti päevad. Esto tuli pärast juurde, mis tuli pärast juurde peale seda, kui oli, eks ole, Eesti päevad läbi ja kui see film avaldati, see oli, ma ei tea, 6 aega hiljem või nii, kui see valmis sai. Aga mis ta ikkagi sisuliselt tähendasid ülemaailmsed Eesti päevad? Samal ajal Sovjeti ühiskonnas räägiti kogu aeg internatsionaalsest sõprusest. No ütleme nii, nendel aastatel veel Nõukogude Eestist tulla ei saanud, ma arvan, või keegi vaikselt salaja sai tulla, kui ta sattus välismaal olema. Muidugi see ju muutus üsna varsti. Esto 88 Austraalias, seal oli suur Eesti delegatsioon ja omaette harudne delegatsioon, ka mõtlen, kes seal kõik olid. Need olid tolle aja väga aktiivsed eestlased, tulevad meelde Mart Laar, Paul-Erik Rummo, muidugi Lennart Meri ja terve rida teisi, kes kõik prominentselt tegutsesid Eesti ühiskonnas hiljem. Mikki Pörl üks, kellega mul sai seal väga hea kontakt tekkis. Ja palju teisi nagu. Ja see meie niinimelt rahvuslased New Yorgis, kes on üldse KGB agent, kes veel kaasasnud, kes peab silma peal pidevalt, nad käituvad ikka partei järgi. Seda enam ei olnud mulle tundus. Kas praegu on Estosid veel vaja või kuidas praegu tundub? Ma ei tea. Nad toimuvad, eks ole, nüüd aga rohkem Eesti asjana kui välismaa asjana. Mõte oli ju see, et 96. aastal oli see Stockholm-Tallinn Esto, et see on viimane. Aga siis oli paar inimest, kes hakkasid vastu sõdima, et kellel on õigus ära keelata, me tahame teha. Ja siis läks asi ikkagi edasi. Aga ma arvan, see mõju ja tähtsus, mis oli varem, seda enam ei ole. Mis mõju ja tähtsus siis oli? See oli vabadusvõitluse üks peapunkt iga kord. Nii rahvustunde hoidmine välismaal kui välisvõitlus. Igal Estol oli see väga tähtis. Ja ma arvan, seda nüüd ühelt poolt Eesti riik aitab asju teha sellist ärkamist, nagu ei ole enam eriti vaja, aga see midagi paha ei tee, aga see oluline tähtsus, ma arvan, on möödas. Aga 72 ja 76 Torontos ja Baltimooris, siis oli ka selline ülemaailmne Eesti kongress. Jah, need toimusid, ma usun, peaaegu iga Estoga seoses või iga Eesti päevade süsteemiga oli kongress, kus arutati, mis ja kuidas, ja see oli siis, kus oli ka teatud ingliskeelsed osad ja oli see mingi vastuvõtt nagu ministritele või parlamendi liikmetele Kanada puhul, ma usun seda ka mujal. Ja see oli siis see välisvõitluslik külg. Kas sa osalesid seal? Ja ma vanasti palju, hilimeselt aegadel väga vähe. Aga vanasti mina olin, mul oli niisugune ebatavaliselt huvitav olukord, et kui ma olin ülikooli lõpetanud ja Torontosse tagasi tulnud, siis ma olin üks vähestest, kes oli
Eesti asjast väga huvitatud ja oskas inglise keelt hästi. Tegijad olid kõikile kole raske inglise keel. Nii et mis siis juhtus on, kui meil LKN vastu võtud oli nii edasi, minul ei alati ülesanne pidada ingliskeelne kõne ja tervituskõne. Peale selle igaüks ajas omavahel juttu, aga selle tõttu oli mul, ütleme, Kanada peaminister, välisminister, kes nad olid, ma olin kohtanud 7-8-10 korda aastate jooksul. See oli omaette huvitav, ega ma seda kuidagi eriti kasutanud ei olnud, aga vähemalt teatud tutvused olid ja nendega sai ikka, näiteks meil ju Ottavas käis Parliament Hill, see mäe otsas on parlament, selle oli niugi Balti päev seal ja siis ma käisin mõned korrad seal ja seal üks oli jälle võib-olla ma ütleks mitukümmend parlamendi liiget ja võib-olla kolmandik valitsuse liikmeid võtsid sellest osa. Tulid õhtusöögile koos, sai rääkida, see oli nii, et oli 4 inimest, 2 kanadalast, 2 eestlast või letlast ühes lauas ja nii sai ühes Balti asja väga tugevalt Kanada parlamendi liikmetele ja valitsuse liikmetele rõhutada. Ja see oli alati positiivne vastuvõtt seal. Ma ei ole nii tihti käinud, aga kui ma seal olin need mõned korrad, igatahes oli mulje väga hea ja kui ma kuulda oli mulje ka muudel aegadel olnud hea. Aga mida, ütleme, valitsused, Ameerika valitsus, Kanada valitsus tegid pagulus eestluse Baltikumi heaks? Ei unustanud ära. See oli see kõige tähtsam üks asi, sest ettepanek oli mitmeid, et teeme nii ja teeme teisiti. Ühesõnaga need jäljed võiks kaduda, lõpuks Taari Venemaalt tuleb tagasi teise nimel ja kõik on hästi. See oli see surve ja selle vastu võitmine peaasi. Nii-öelda meelde tuletamine, et me ei ole heaks kiitnud, see ei ole lubatud. Rootsi oli ainuke loll, kes, eks ole, kiitis heaks selle ülevõtmise ja muidugi sealt on need jahmatused, ma ei tea, kas on kuulnud või mitte, see rahva tagasinõudmine. See on ikka imestanud, üle nood ära. Ja tähendab, minu pere, meie tulime ära peaasjalikult selle pärast. Meil olid viisad taskus Dominikaani vabariiki, kus said selle osta väga väikse vaevaga, aga oli koht, kus võid välja sõita. Katsetasime USA-d, saime Lõuna-Aafrika ei võtnud meid vastu, sest nad tahtsid ainult valgeid töölisi, aga mitte haritud inimesi. Argentiinasse oli meil viisad, nii et igaks juhuks. Ja nüüd tuleb välja, et ainult ühe häälega hääletas Rootsi valitsus maha ettepaneku Nõukogude Liidu poolt, et võtke kõik baltlased kinni ja saatke meile tagasi. Nii nagu saadeti taga 100-120 sõdurit. See oli see ehmatav osa. Ja sellepärast paljud Rootsist ka edasi Ameerikasse tulid. Muidugi, täpselt nii. Ma ütlen, see oli peapõhjus. Oli ju teisi väikseid põhjuseid ka. Rootsi oli väga sotsialistlik vabariik. Ja kui sa rootslane, Rootsi kodanik ei olnud, siis sa ei tohtinud äri teha. Ja see piiras eestlasi palju. Muidugi hiljem said nad kodanikuks, siis see polnud probleem. Ja võimalik, et see võeti ära, sest ma arvan, nüüd seda ehk sellist piirangut ei ole. Aga igatahes siis see oli ja see oli ka üks nendest nii-öelda miinustest, miks nagu leiti, et tulevikuks ei taha nagu sinna eriti jääda, põnevam ja huvitavam ja vabam tulevik on üle ookeani. See oli üks teine põhjus. Aga see väljaandmise risk oli siiski see üksik kõige suurem mure. Aga kuidas sa ise liikusid? Sa olid lapsepõlves koos venna, ema, isa. Kuidas te läksite? No ütleme nii, minu isa küüditati ära 41, aga mu ema abiellus Rootsis uuesti meie varasema perekonna tuttavaga, nii tuli kasuisa. Ja me läksime koos kõik ja läksime nii, et nende teiste viisade mina lõpetasin gümnaasiumi mingil mai kuupäeval ja 1 nädal hiljem olime teel. Nii et mul pidutsemist, lõpupidutsemist jätkus ainult 9 nädalaks, mis oli väga kurb, sest see oli tore aeg muidu. Igatahes laevaga Kripsam sõitsime, siis kuskil jõudsime juuni algpäevadel Kanadasse ja sealt algas siis teistmoodi elu. Aasta oli siis? Aastal 51. Ja ma lõpetasin maikuus 51 gümnaasiumi. Ja kui sa Kanadasse jõudsid ja pere, kuidas te siis, kuhu te liikusite? Meil olid tuttavad ees Torontos, mõned minu kasuisa kaasvilistlased, kes olid Saksamaalt sinna varem läinud, võib-olla mõniga Rootsist, aga ma ei tea, ei mäleta.
Ja nii, et nendest üks oli meile nii-öelda nagu korteri või paar tuba võtnud ühe eestlaste majja Torontos, kuhu me siis elama jäime ja vaatasime ringi suure ehmatusega, et Stockholm oli tol ajal ilus ja puhas linn ja Torontol oli nii, et kui tuul keeras halvad pooled, siis hais jõudis meie majani väga hästi, sest kõik solklasti vette ilma puhastamata. Peale selle on muidugi asjad muutunud täpselt vastupidiseks. Toronto on praegu oli vähemalt ja ikka veel on üpris puhas ja ilus linn. Stockholm on natuke alla käinud võrreldes selle, mis ta siis oli. Ja muidugi Toronto vett puhastatakse ka, nii et niisuguseid muresid enam ei ole. Nüüd on muidugi Toronto teistmoodi muutumas, võib-olla Stockholm samuti ja see on see, et väga suur protsent Toronto rahvast, tublisti üle poole, on värvilised. Valged, kes olid nii 98%, kui me tulime, paar protsenti hiinlasi ja mõni üksik neeger, need on jäänud nüüd vähemusse. Ja Toronto kasvab kohutava kiirusega, sest Kanada võtab tohutult palju immigrante vastu iga aasta ja nüüd, kuna COVID ajal ei saanud küllalt võtta, nüüd võtame veel rohkem, 500 000 inimest aastas ja nendest 100 000 pluss tulevad Torontosse, seal on tööd ja nii edasi, metsik ehitamine käib ja Toronto oli ja võib-olla ikka veel on kõige absoluutses väärtus kõige kiiremini kasvav linn Põhja-Ameerikas. Rohkem kui New York, Chicago ja teised. See on omaette väga kurb. Ta on nii kohutavalt kiiresti muutunud. Ka liikluse osas, kui kujutad ette, su rahvaarv kasvab mõnekümne aastaga kahekordseks. Mis sa siis teed oma teedega ja mis ehitati kunagi väiksema rahvaarvu jaoks. Aga nojah, nii see on. No aga 51 ja nüüd siis ütleme 72 aastat. No sa oled ju näinud terve linna, ütleme, loo peaaegu algusest peale. Ja, ma olen küll väga palju näinud. Jupitiga märkanud ka. Minu piltmälu on kehv, aga ütleme sündmuste tähelepanek, jah, seda ma olen palju kaasa elanud. Ja muidugi nüüd Eestis ka juba 30 aastat ja rohkem. No Bloori Streetil siis on nüüd Tartu kolledž, aga siis algul oli ikkagi üle selle oru see Eesti maja. Eesti maja, no Eesti maja nüüd ära müüdud, seda enam meil ei ole. See oli teisel pool jõge ja oli ikka väga tähtis koht, aga nüüd muidugi see uus keskus, mis tuleb Tartu kolledži kõrvale, see peaks seda Eesti maja asendama väga hästi ja edukalt, sest Eesti maja oli väga vana koolimaja, mis osteti ära eestlaste poolt juba kehvas korras. Ja tuli nii-öelda parandada kõiki süsteeme ja näib, et see oleks lihtsalt nagu, see polnud kunagi ehitatud, et ta 100 aastaid vastu peaks, nagu kunagi olid ehk paremased ehitused, vähem seal, rohkem siin. Aga tundub, et selle korda tegemine oleks olnud väga kallis ja minu mure oli see, et meil on 2 keskust, Tartu kolledž 1, kus niinimetatud akadeemilised inimesed käivad koos ja teine Eesti maja, kus teised käivad koos ja nagu mingi konflikti võimalus püsis kogu aeg ja minu soov oli, et me oleme siiski üks eestlaskond, oleme koos ühes kohas ja kui neid kohti võrrelda, siis ilmselt Tartu kolledži koht ja see kõrvalruum, mis eksisteeris, oli ideaalne. Nii et mul isiklikult, ma panin seda ette juba aastaid varem, et peaks niimoodi tegema ja mul oli väga hea meel, kui lõpuks tehti. Aga no seal oli see hea asi, et oli suur parkla, lapsed said ringi joosta, mitu suurt saali, ütleme tantsud, laulud, koolid, ütleme ruumi, pluss eks ole isegi lasketiir. Ja rääkimata pangast, pank on uues ka, et aga iseenesest oleks ju tark olnud ta ikkagi jätta nagu mingis eestluse, kas ehitada ta elumajadeks või midagi, et ütleme, et ta kohana ikka kadus nüüd. Selle üle võib vaielda lõpmatuseni ja ma erilist seisukorda ei taha võtta. Ma mäletan, et otsus ära müüa oli üle noatera. Need olid neid inimesi, kes selle üle väga vastu olid, nad olid algusest peale tegutsenud ja nii edasi. Mina olin ka algusest peale tegutsenud. Ma olin käinud raha korjamas Eesti maja jaoks ja ma korraldasin, kui ma Eesti seltsi esimees olin, meil selle kohviku ja ilusa mööbli nii edasi koos arhitekti Henno Sillastega.
tegime selle asja käiku, saime finantseeritud ja kõik need, ka mul oli nii-öelda väga tihedad, värsked, vanad sidemed algusest saadik, kui Eestimaa üldse eestlase kätte tuli, see kool osteti ära, aga ma mis aastal see osteti ära, see koolimaja? Ma mõtlen praegu, mina tulin Torontos 58, see võis 59 või 60, kuskil seal. Õige varsti peale minu tulekut. Vahepeal osteti üks krunt ja siis see müüdi ära, et see maja osta. Ja kui ta osteti, siis mis siis muutus, kui tekkis Eestil oma selline uhke maja? Kas eestluses? No ütleme nii, et siis muidu oli Eesti kirik oli olemas ja kiriku ees, eriti kui meie tulime Kanadasse, siis oli, ja ma ei tea, ma ei ole kindel, et asjad muutusid tohutult kiiresti. Alguses oli mingi nagu üks maja, kus käidi koos ja see oli tänav, oli rahvast puupüsti täis, kõik eestlased. Ja siis sai see Vanna-Andresse kirik lätlasega koos ostetud ja selle ees siis olid iga neljapäeva õhtu oli sadu ja sadu inimesi. Maja oli seest täis, see oli üsna suured seltskondlikud ruumid, need olid täis ja tänav oli täis ja see oli koht, kus siis kõik uued ja varemased eestlased käisid koos, kes soovitas kellegi töökohta või mida iganes. Ühesõnaga, see oli see rahva vastastiku omavahel aitamise paik. Ja see kõik läks siis Eesti Maja üle, kui see Eesti Maja sai meie omaks, mis oli siis 10 aastat hiljem umbes. Aga Peetri kirik, kuidas sellega on ja baptistide kirik? Baptistide kirikus ma ei tea väga palju, see tuli kõik hiljem ja Peetri kirik, tead, ma ei mäleta enam, kunas see tekkis, aga mul on tunne, et see oli võib-olla natuke see, ma ei julge öelda. Aga Eesti arhitekti oma, eks? Ja, Eesti arhitekti, ja, seda küll, ja, Noormees? Ei, no ma ei tea, ega ta vana siis ei olnud, ei, ta oli ikka üks noor arhitekt ja tema tegi ju nii kiriku kui ka tegi selle hiljem Eesti Majale selle suure saali juurde, see oli ka Pachi poolt tehtud. Nii et see oli väga tubli selles suhtes Eesti asja jaoks. Markus Hess ütles mõned aastad tagasi, et Ontario provintsis on üle 500 Eesti inseneri. Et kui kõik need Eesti heaks tööle panna, sest kõik hoiavad Eestit, mis jõud see oleks? Küllaltki suur, ma arvan, see on õige. Palju on, need numbrid ma ei oska defineerida, aga ma arvan küll. Ma ütlen, minu käe alt juba läbi käinud mitukümmend, 340 võib-olla Toronto ülikoolis, kes on keemiainsenerid ja palju teisi muidugi. Ja kui mina tulin õpetama sinna 58, see oli umbes see aeg, kus eestlaste arv Toronto haridussüsteemis või Kanada haridussüsteemis oli peaaegu oma tippuligidal. Ja see tähendas, meil oli Toronto ülikoolis üksi oli 50 õpilast inseneriteadusi õppimas. Praegu on 3 või 4. Mõni üksik aastas. Ja neid põhjuseid on mitmeid. Esiteks muidugi eestlasi selles eas on palju vähem nüüd. Teiseks ka seda, ja ma küsisin oma tütre käest, miks inimesed ei taha Torontosse tulla õppima. Ja tema vastas väga lihtne. Nad ei taha Hiina ülikooli minna. Toronto Engineering Faculties 3/4 õpilastest on hiinlased. See on siis nüüd 2020. Ja on juba olnud 30 aastat, 40 aastat. Hiinlased, nii nagu et hakati vastu võtma, piirang oli vanasti. Ja kuna see vanasti lõppes ja uuem aeg algas, ma ei oska öelda, igatahes 58 oli veel piirang. Ja see oli see, et üle 5% välismaa üliõpilase vastu ei võetud. Ja kuskil piirkonnas ei tohtnud on rohkem 2%. See ainuke koht, kus see 2% oli ränk, oli Hong Kong. Sest Hong Kongis tahtis 10% tulla. Ja kui need piirangud maha võeti, siis läks see mõne aastaga üle Hiina ülikooliks. Vähemalt inseneriteadus. Ja ma ei räägi seda mitte nagu nimede jälgime või mingi nii. Ma istun vastu võtavad, kes saavad kraadid kätte, kes tulevad. Ja seal umbes 3/4 on, ma ei oska teha vahet, hiinlane, jaapanlane või korealane, aga mongolid. 3-4% on neegrid.
hindusid on võib-olla ka kuskil 7, 8, 10% ja umbes 15%. Üks inimene 6 on valge. Ja sellepärast kuuldavasti siis Eesti noored eelisavad minna Queensi ülikooli või kuskile mujal ja mitte tulla Torontosse. Nii et need on need väiksed asjad, mis on kõik muutunud. Ja muidugi Toronto linn, ütleme, see ülikool muutus võrratult palju kiiremini. Juba 25 aastat tagasi öeldi, et meie õpilaste seas, ja ma mäletan seal suurt uhkust, on 53% esimese aasta õpilastest visible minorities, nagu see term oli, ise defineeritud. Ja see oli suur rõõm, et mõtte me oleme nii mitmekesised. Ma ikka ei tea, mis on nii palju rõõmustada oli, aga see on käinud kogu aeg nii. Ja nüüd praegu, Toronto on üks maailma tippülikoolidest, mõeldes selle pealt on nagu esimese 20 julgas on juba mitukümmend aastat. Ma pean tunnistama, et suur osa sellest on tänu hiinlastele, kes töötavad nagu hobused. Neil pole mingit eraelu, mul on piljardsed hiinlased doktoritööd teinud ja tõesti lihtsalt imesta, kui tublid on, intellektuaalselt võimekad ja ääretult töökad. Üks valge õpilane, kui ta ei ole mitte eriline, ei viitsi seda teha. Nii et, tead, valgetel on ka eraelu, aga hiinlastel ei ole. Neil on, näib, kõik läheb ainult selle peale. Nii et nende tõttu on kahtlemata vähemalt insenerialadel ja täppisteadusel, keemia, füüsika, matemaatika samuti tase kõrge tänu hiinlaste tööle. Nii et pluss on ka. Ja, aga kui nüüd sealt, see on nii tulevikku vaatav praegu juba, aga kui vaadata tagasi ja mõelda, et Robert Creme, tal kohe maikuus on 100 aastat sünnist. Aha. Sündinud on ta Saaremaal, Salme, seal Sõrvesääre juures. Aha, jaa. Nii, ja tundub, et tema on küll inimene, kes vääriks ühte ausammast oma sünnikohta. Vabalt vääriks. Lõpuks tema oli ju, kes alustas nende Eesti päevade traditsiooni üldse. Ja tema oli haruldane, ma usun, see 58 vist oli esimesed, või 57, ma ei ole käinud, kuskil seal. Mina olin veel MIT-s õppinud tol ajal, ma arvan, see oli võib-olla suvi 57. Ja tead, see oli midagi haruldast, nagu ei julgetud teha. Aga siis tema võttis ette ja tegi. Ja siis järgmise tegime, siis oli 60 ja siis 64 tegime Romandoi ja mina. Tema oli esimees ja mina olin abisimees. Ja see oli siis peale 7 aastat peale Kreemi tugevat ja tublit algust. No aga Kreem oli ka väga noor, kas 25-6, et selliselt, et oli sotsiaaleriala õppinud, et ta mõtleski niimoodi, tema ei kartnud midagi. Ja ilmselt ta ei kartnud ja ta tahtis ja ta oli muidugi tohutult pühendunud eestlusele. Mina olin temaga üsna palju koos. Ka nendel aegadel, kui ma tulin, siis tema oli üks nendest nagu eeskujudest eestluse osas, neid oli ka teisi ja sellest suutsime temaga palju koos ja tean, kui tohutu kiindumus ja tõesti, mis see just sõna on, commitment, nagu ühendus, kohustus eestluse vastu oli temas ääretult tugev. Ja muidugi tema oli ka muuseas üks neist, kes leidis, et Stockholm ja Tallinn ja siis oleks viimane Esto ja sellega on see aeg läbi 96. aastal, seda pole enam vaja. Tema sihti jälle see vabadusvõitlus ja rahvustunde hoidmine mõlemad tugevalt, aga siis taheti teisiti. Aga mis sul meelde tuleb temast ja temaga koostööst, just kui nüüd rääkida seda, kuidas kultuurisündmust alustada? Kuule, ma järsku nagu ei oska mõelda. Aga kuidas ta oskas niimoodi kohe selle käima saada? Tema tegi mitmeid asju hästi. Tema muuseas aitas ka vanadekodude loomisega ja see oli nagu tema kutseline peasi. Minu mulje on, et ta töötas mingil niisugune vanade abistamise või tegevuse alal Kanada ühiskonnas
ja tõi seda ka eestlusesse sisse. Nii et tema oli mingi, me aitas nagu Ehadare algust kuidagi, jälle ma täpselt ei mäleta, aga ta oli sellega kindlasti mängus ja ta kirjutas ikka vahetevahel artikleid. Tema üks väike miinus oli see, et nagu palju vaeva läks midagi tehtud saada. Et koosolikute hulgad, et korraldada midagi temaga oli palju, kui Toi ja mina seda tegime, me tegime seda, võib-olla 3 korda vähem oli koosolekud ja asi siiski jooksis. Aga samas ma pean ütlema, et ikkagi Robert Creme oli haruldane isik ja tema abikaasa Mai Creme, nad elasid väga meie ligidal. Nii et ma tihti, kui kuskil Eesti üritul läksin, võtsin proua Cremi kaasa, kui Robert enam ei olnud ja nii et läksime koos ja ma ütleks, et mõlemad olid ikka väga toredasti pühendatud. Kas Edmontonis, et Robert Creme kõigepealt vist maandus Kesk-Kanadasse Edmontoni Eesti seltsi? Võib-olla küll, et tema oli see, kes selle lääne nagu tugevalt sisse tõi meile ja ka eestlased Kanadas ajaloo raamatu köide number 1, seal on ka tema tähtis isik ja just vist selle tõttu ka Pitka mälestuse esile toomine, kes oli ka Albertas ja Briti Columbias või seal tegutses. Nii et neid oli palju huvitav nüansse. Ja siis sotsiaaltöö ta lõpetas tõesti ülikoolist ka, nii et see oli väga perspektiivikas tol ajal. Ei, see oli absoluutselt. Ja muidugi see läheb järjest tähtsamaks. Tegelikult igas ühiskonnas praegult. Me vaatame ikka, eks ole, lapsi on vähe ja vanu on palju ja see näib olevat mitte ainult Eestis inimesi, mul kurb vaadata, et sündimus nii madal on, väga kurvastab see mind. Just ma lugesin Postivest alles hiljuti, et möödunud aasta oli madalam kui 100 aastat on olnud ja veebruarikuu selle aasta oli veel huller. Ja see on väga kohutav mõelda, et isegi sõja-aastatel sündis rohkem kui praegu nii-öelda rahuajal, mis ilmselt ei ole ikkagi päris rahu, sest inimestel ei ole seda rahu. Ma tegelikult võib-olla see edasirühkimine on see peaasi, kui sa vaatad 90, kui iseseisvus saavutati, siis läks kolina sündimus alla. Ka väliseestis, ma ütlen, see ainuke suur väliseestlaste nõrkus minu mõttes oli see, et meil oli lapsi nii häbematult vähe. Palju, ta pole üldse lapsi. Inimesed jõudsid, abiellusid, vehkisid, töötati nii kõvasti, mõlemad käisid tööl, et ruttu rikkaks saada, maja osta ja suvila osta ja edasi ja laste sünnitamine nagu unenes ära, kui nii liiga hilja. Selles suhtes, kui me vaatame väliseestlasi, siis see on minu arvates see kõige suurem nõrkus. Ja on ikka veel, see on miks siis oli noori ja nüüd enam ei ole. Aga kas skautlus ja üldse noortega töö iseenesest, sa skaut oled ka olnud muidugi? Oli küll, jah, Rootsis rohkem, Kanadas ka natika, aga ainult kui ma ülikooli läksin, siis ma enam ei olnud, eks selle pärast, kui ma tagasi tuli, mul rohkem auamet. Ma olin Lembitu Lellede vana peremees, midagi ei teinud muud kui pidasin väikse kõne siin seal vahete vahel ja teised tegid kõik töö ära. Aga Rootsis ma olin väga aktiivne skaut ja ka esimene aasta Kanadas. Siis kui ostsime selle Kotkejärve maa-ala, siis käisime iga nädal õpptöös. Nii-öelda kirve ja labidaga sai ehitatud tee, mida nüüd tehtakse nende kuradi buldooseri riistadega, aga me tegime siiski ära, et sügiseks sai esimene auto läbi sõita. Aga see oli metsik vehkimine. Mis aasta see oli? 52 ja 53, ma usun, see aasta oli 52. Ja mina olin, ja ma olin 53 suve olin Torontos. Ja ma olin 1 aasta pensionis olnud ja see oli see peatöö siis just. Aga see on ju geniaalne, see on ju nüüd 70 aastat tagasi saadi Kotkajärve. See on, jah. Ei no see on üks, kui me vaatame eestlaste nagu kõik, mis on kaasa aitanud, siis Kotkajärve maa-ala on üks väga tähtis asi ja samuti muidugi Seerioru ja Jõekäru need suvelaagrite kohad. Need 3 selliste nagu maa ostu olid kõik väga väärt, need saadi odavalt kätte, on tohutult väärtuslikud ja omaette on inimesi ka rikkamaks teinud. Sest kui sa ostsid ta võib-olla $1000, võisid 10 000 ära müüa pärast või rohkem.
aga samas hoidis see koos eestlust, sest inimestel oli suvel aega. See oli see tähtsam osa kindlasti kohe, jah. Sest et ega kui talvel sa oled tööloom, nagu nad eestlased ikka armastavad olla, siis suvel oli küsimus, mida lastele toredat pakkuda. Ja, ei no need lastekood olid kohutavalt tähtsad. Ja need aitasid, ma ütlen, need pluss täienduskool olid need asjad, mis olid nii-öelda aitasid noori eestlusi juures hoida ja vanematele siis Metsaülikool teatud aastad. Nüüd muidugi on Metsaülikool lihtsalt huvitav arutlus, ikka noortele ka, ja ikka noori on veel, aga ikka ütleme nii, enamus on palju vanemad. 90-aastane dress käib ikka Metsaülikoolis veel, kuigi varem ei võtnud kedagi vastu ilma ülesannetada, üle 35 aasta vana oli. Nii need asjad on palju muutunud. Ja just see, ma ei mäleta enam, aga doktor Aruja tegi mitu julget sammu nende raamatute saatmisega alguses. Saatis raamatu Teaduste Akadeemiale ja seal need võeti kuidagi vastu. Ilmselt seal oli, poliitiline kontroll oli kõik, aga nagu nemad olid ehk ametkond kontrollijad ja kui ise vastu võtsi, siis sai võtta. Nii et ta sai saata raamatuid, mis oli varem konfiskeeritud, ka nii, et nad jäid ja said raamatukogudesse ja mujale. Väga hästi. Lähme.